Ohoh. On see juba nüüd sügisest olnud või ei tea? Kas siin all on veel või ei ole? Ja, et praegu võt nad teevad nagu mingit kaste ja kuidagi Ja panevad. siin oli enne kasvuhoone. Aha. Mis sordiga on tegu? Sorti ma ei tea, selle ma sain sõbranna käest ja vaevalt, et ta isegi teab, sest tema sai jälle kellegi teise käest ja niiviisi see on, siis käib siin käest kätte. Mis te ise arvate, mis võib olla selle nagu põhjuseks, et kartul nii usinasti on kasvama läinud ja nii suureks sirgunud? Ma usun, et see on see sort. Aga millest te järeldate, et ikka hästi suur on? Võib-olla naabrimehel veel suurem? Aga väga võimalik. Ega ma ei ütlegi, et minul kõige suurem on. Et ta kõige suurem on. Ta on lihtsalt suur ja... Aga teie elus ikkagi erakordne nähtus? Minul jah, on ta esimene jah, selline suur. Aga üks põhjus on võib-olla siin taamal, siin selja taga on meil uhked elektrituulikud. Võib-olla see tuulik jahvatab mingit väevõimu siia maale välja? Ja, äkki ongi see viga. Ega ei oska öelda. Väga võimalik. Siis õpetage meile ka, kuidas nii suure kartuli saab kasvatada, mis nipid siin on? Ma ei oskagi öelda, et siin erilist nippi on, aga see on selline sort, et ta tuleb panna hästi suur auk teha ja ta tuleb panna sinna augu põhja ja ta tahab turvast saada. Et see hästi kobe see muld peaks olema. Ja siis, kui tal on need varred juba üles tulnud, siis tulevad need laiali kallutada ja uuesti katta mullaga. Ja nii ongi ja kuni jälle tulevad üles varred ja jälle kallutada laiali ja kuni see auk on täis. Ja nii ta on. Sellise koguka ja suure isu äratava välimusega kartuli peale vist hakkab iga ühel suu vett jooksma. Ma usun ka, et nad võivad minu käest tulla seemet saama. Kui mitmele inimesele sellest kartulist jätkuks? Minu külalised, need ei ole eriti suured sööjad. Ma usun, et sellest saab 5-6 inimesele. Aga mingisugused päevad pidid küll olema niiviisi, et mingisugune vana kuu ja noore kuu ja need päevad, aga mina ei ole nii tark ja ma ei ole nendest kinni pidanud. Aga minu e-tütar teab neid päevi küll, kui kartulid võtab, et on mingisugused päevad, et kus võtta ei tohi, et ta on võtnud sellel halval päeval ja tal mädanesid kõik kartulid ära. Ja samal ajal, just samal päeval võttis minu naabrimees ja vedas keldrist, ütles pärast, vedas kõik kartulid keldrist välja, läksid kõik mädanema. Marju Viet. Saan kohe 81. See on üks. Minu käed saavad televiisorisse. Seda ei ole enne juhtunud. No väga hea, siis saan ma ka vildi. Just. Ja siis see mutt saab rääkida, et